Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kallid rallisõbrad! See kole rallipäev Monte Carlos, eelviimane päev ja 3 katset on siis täna lõppenud. Üritame siin stuudios Roland Poomi ja telefoniühenduses Jaan Martinsoniga seda koledat päeva kuidagi analüüsida. Kes veel ei tea, siis Ott Tänak kahjuks pidi hoolduspausi ajal oma ralli lõppenuks kuulutama, sest temal oli siis 2 rehvi purunemist hommikul 2 katsel, aga kaasas oli vaid 1 rehv. Ja see, et ta seal ühe välja peal natukene kummi oli ülesõidul, see kahjuks ei päästnud ja Hyundai siis teatas, et ralli selleks korraks lõppenud. Aga Jaan, oled sa veel meil liini peal? Jaa, olen liinil. Nii, räägi Jaan, kuidas sa hommikul seda draamat ja virvarri nägid ja mis sa sellest kõigest arvad? No see ongi nagu tänapäeval ikka, eks koroona ajal ajakirjanik peab vaatama WRC Plussi ja WRC Live'i ja see on kogu info, mis ma saan. Kahjuks on see, et varem oleks ju see nii, et kui Tänakul midagi juhtub, siis saad minna rahulikult boksi rääkida siis kas tiimibossiga või pressiesindajaga või kellega iganes. Aga seekord ainult teleka vahetusel ja need mõningad sõnumid, mis sealt kommentaatorite kaudu tulid Tänakult, et ilus päev, nii-öelda irooniaga öeldud ja Tänakut nägin täpselt 7 sekundit, kui ta läbi auto seal mina olin igaks juhuks mikrofoniga valmis, aga kui ta lõpuks parki jõudis, siis ta muidugi kihutas otse sisse seal meediaalad, tal ei olnudki mingit kohustust, ta pidigi kohe kiirelt sisse sõitma ja tuises sealt mööda ja nii palju et pressiteade tuleb ja Tänakuga kahjuks rääkida ei saanud, et kurb, ümberringi seal muidugi soomlasedki tahtsid Tänakuga võib-olla paar sõna, aga nad nägid juba ära, et lootust ilmselt ei ole, et mees jääb ralliparki niivõrd palju hiljaks ja eks kõik tahtsid teada, et milles küsimus. Ja kahjuks ma ei saanud ma ütlen lõppu, et kahjuks ei saanud Andrea Adamoga ka rääkida tiimibossiga, et oleks natukene rääkinud, arutanud seda, et miks Toyota vennad võtsid kaasa 2 varureppi ja Ott Tänak kõigest 1 ja mitte Ott Tänak, võid ka teised Hyundai sõitjad. Kuigi. Jah. Lõpetama sõna. Et kuigi. Ott Tänakul oli vaja täna rünnata, tal ei olnud vaja seda lisaraskust ja kõik, aga ja kolmas asi on ka see, et kui oleks pidanud panema panus, et 2 rehvi läheb 2 kiiruskatse ajal, vabandage väga, mina poleks selle panust pannud, aga paraku asjad juhtusid. Ott ise jõudis All Live'ile seal vist pärast seda katkestamise teadet kiire kommentaari anda, ütles, et esimese katse purunemine oli minu viga. Ma ei pannud seda kivi seal rajaga tutvumise ajal tähele. Teise katse alguses oli samuti väike purunemine, aga siis oli juba liiga pikk maa, et selle kummi peal tagasi tulla. Ja oligi kogu lugu, ehk siis õhtul kuuleb täpsemalt, mis selle teise katse purunemise võis põhjustada või äkki näeme juba enne pressiteadet All Live'ist või sellest WRC Plussist pardakaamerate salvestusest. Jaan, räägi, mis seal rallipargis või hooldusalas, meediaalas veel kuulda oli huvitavat tänase päeva kohta? Seal oli üks küsimus, mis ajakirjanikel kõikidel nagu suul oli just see, et miks pärast Toyotad olid sedavõrd aeglased, et kui me vaatame nüüd Thierry Neville'i võimsat sõitu päeva teisel kiiruskatsel ja kui Ogier jääb talle alla peaaegu 40 sekundit, et siis keegi ei saanud aru, et mis toimus, et küll arvati, et seadistus, kas oli kehv või vale või mis, aga arvati ka, et esimestel autodel oli sedavõrd parem sõita ja jää muutus niivõrd libedaks selle lühikese ajaga, et kui me nüüd nii hakkame võtma, et oleks Ott Tänak natukenegi Neville'i tempos suutnud selle katse läbida,
siis oleks päris äge võitlus homme lahti läinud, aga kõik need on oleksid. Et jah, seda nagu spekuleeriti, et praegu läks ikkagi kahjuks suur võimalus luhta nende refi puhunemiste pärast. No Toyotal on praegult 1, 2, 3, kõik poodiumi kohad on nende käes. Mis soomlased sellest arvavad? Soomlased olid rääkinud Jari-Matti Latvala ehk Toyota bossiga ja küsinud väga otse, et kas hakkad nüüd tiimi korraldusi jagama ja ei sealt tulnud mingit niukest sõnumit, et oi ei, mis te nüüd, et las poisid sõidavad võidu. Latvala ütles, et seda peab mõtlema, seda peab arutama, seda peab otsustama. Ehk siis on väike võimalus, et tänane seis külmutatakse, mis tähendab seda, et Ogier võidab ralli, Evans tuleb teiseks, Rovanpera kolmandaks. Põhjus on see, et Ogier ja Evans hakkaks omavahel võidu sõitma ja homme jäisel rajal väga keerulistes tingimustes võib see saatuslikuks osutuda. Panite tähele WRC laivis, kui Ogier tuli finišisse teise katse järel, siis kohe küsis, et millised on Evansi vaheajad. Et ausalt öeldes nende meeste vahel käib ikka tõsine lahing ja saab näha. Jari-Matti Latvala, tiimi boss, Ogier muidugi aplodeeriks sellise otsuse peale, aga Evans ilmselt mitte. Kui on ikka jäised olud, nagu sa ütlesid, siis kuidas sa hoiad ikkagi neid vahesid, et sa pead ju ise ka vaatama, et jõuaks tervena finišisse? No, seda küll, eks, aga seal ongi omavaheline kokkulepe, et kumbki ei hakka hullu ajama. Aga siis ajab hullu hoopis Thierry Neuville ja tuleb sealt minut 03 taga ja võtab selle, ma ei tea, teise kolmanda koha ise ära. Ei, seal ikka nii hulluks need asjad ei lähe, aga kui me vaatasime kas või Ogier sõitu, eks jää peale, et kohati oli täpselt nagu bändi ja kui tõsine lahing on esikoha nimel, siis väike gaas vales kohas ja auto on tee pealt kadunud. Ja võt siis tulebki Neuville ja võtabki selle esikoha. Kuule, aga räägime ilmast ka. Öösel oli päris kõva torm. Nägime mingid fotosid, kuidas Toyota telgid olid täiesti sisse vajunud ja Greensmiti servis toimus täna üldse lageda taeva all. Hommikul, kui suga rääkisime, siis ütlesid, et hotell on teise poole maanteed lennanud. Et kuidas ise jäid ikka terveks? Ja põhimõtteliselt oligi. No ise jäin terveks, aga tõesti see tuul oli päris metsik. Käisin õhtul, kuulsin mingi tulgumist akna taga, et mõtlesin, et hundid on väljas, aga siis seal majade vahel oli ikka võimas tuul ja siis läksin ka välja ja tõesti, mul oli tegelikult, hotell ei püsti, aga mul oli tegelikult hirm, mul on siin autoks antud Jeep ja see on niisugune päris suur ja lai ja neljakandiline ja mul oli küll tunne, et selle auto võib küll tuul ümber lükata. Aga see oli tõesti päris karm. Aga kuidas praegu on rahunenud ilm või? Jaa, praegu on rahunenud ja ilm on kenasti ilusaks muutunud. Tulin sealt kapist ära, vaatasin, temperatuur oli 90 kraadi ringis ja sealt sõitsin natukene põldude vahelt mööda, vaatasin juba ajadustöid tehakse ja juba kuskilt võrsed kasvavad ja siin võib öelda, et kevade algus on täies oos. Paljasta lõpetuseks natukene ajakirjanduse telgitaguseid ka, et kui nüüd minult juba küsiti, et kuna Ott on nüüd väljas, kas me homme blogi ka teeme, siis kindlasti teeme, aga räägi nüüd sinu vaatevingist on see eriti narr olukord, et Otti homme Monte Carlos ei ole, sina pead seal olema. Ja ei, mina olen, aga tegelikult eks mul ole ka, ma tahaksin kindlasti Andrea Adamoga natukene rääkida, mitte natukene, aga võimalikult põhjalikult, et äkki saab veel Jari-Matti Latvalaga pisut puhuda, sest mul õnnestus temaga teha üks päris korralik intervjuu, mille ma järgmine nädal siis avaldan, kui ta rääkis päris huvitavaid seiku selle tiimi bossiks saamisel ja näiteks ütles ka, et ta sai sellest umbes nädal aega varem teada, kui teade tuli, aga tema jaoks oli kõige keerulisem see, et ta ei tohtinud sellest kellelegi rääkida.
suur jutumees nagu ta on, ise jube õnnelik, me tahame kõigile ju öelda, mina võitsin, aga vot sa ei saa seda teha ja kõike muud säärast ja eks ma proovin seal mõningad intervjuud teha ja noh, aga see on elu nii. Kuulge, me oleme ju rallidel käinud, ajakirjanikud on käinud ka siis, kui Marko Märtin on vist kas testikatsele sõites või testikatsel auto lagunes ära. Ja vot siis istudki siin rallil 3 päeva ja meie meest ei ole. Nii et sellega tuleb paraku leppida. Aga kas see ei ole mitte, ma võib-olla siin teen kellelegi ülekohut, aga natukene Hyundai käekiri, et kui midagi juhtub, siis peidame pea liiva alla ja kui võimalik, siis kustutame selle pardakaamera salvestuse ka sealt plussist ära? No põhimõtteliselt ega keegi ei taha nagu kõike seda näidata ja sellest rääkida ja tegelikult kui me vaatame, ega see Andra Adamo ka väga midagi asjalikku, ta paneb väga palju kildu, ta annab meile ajakirjanikele umbes 7 pealkirja ühe intervjuu jooksul, aga ega ta sisuliselt mitte midagi ütle. Kogenud ajakirjanik võib selle intervjuu juba ette valmis kirjutada, aga paraku asjad niimoodi on. Mõningaid asju sa saad rääkida, mõningaid asju sa ei saa rääkida ja mõningaid asju sa ei taha rääkida. No just praegu on ka Hyundai pressiteade tulnud, ma võib-olla loen sulle, Jaan, selle sisu kiirelt ka sulle, et kahjuks järjekordne varajane lõpetamine Montes meie jaoks. Esimesel katsel sõitsin kivi otsa või midagi sellist ja lõhkusin ratta ära, mis põhjustas siis rehvi purunemise. Oli minu viga, midagi, mida ma reke ajal ei märganud. Teise katse alguses meil oli slow puncture ja siis pidime juba tagasi tulema kummi peal. Üritasime panna tagasi esimesel katsel viga saanud rehvi, et saaks ikkagi selle ülesõidu ära teha, aga see ei kestnud. Me poleks saanud midagi rohkemat teha. Jõudsime servisisse, kuid pidime katkestama. Homme pole võimalik enam restarti teha ja see on meie jaoks läbi. Ja Andrea Adamo on siin ka oma laused öelnud, aga need vast paneme varsti Delfisse ülesse ja saame sealt lugeda. Aga aitäh sulle, Jaan, praegu ja homme proovime siis vastuseid saada. Teeme nii. No nii, Roland, enne kui juttudega siit edasi lähme, loeme kiirelt ette selle hetkeseisu ka. Sebastien Ogier juhtimas 13 sekundiga Evans ees, Rovanpera kaotab liidrile 56,8 sekundit, Neville 1.03,8, Sordo 5, Katsuta 6. Hakkame hommikust pihta. Ja hakkame hommikust pihta. No mulle tundus see nagu mingi filmistsenaarium, et seal All Live'is Ösberg andis ka seal kommentaari, et küllap nüüd Adamo panni pinged peale. Ta tahab ju, et ikkagi oma mehed seal eesosas oleks, et Toyotade võimutsemine ei meeldi talle. Ja ma ei tea, oligi siis pinged peale, et pidi liigselt surma hakkama või? Jah, selles mõttes, et eilne hinnang Oti kohta oli päris selline ajakirjanduse läbi pigem kriitiline. Et kui ei ole. Ja pigem oli, ma arvan, et mingid pinged pidid peal olema, et ilma pingeteta see kindlasti sõit seal ei toimunud. Refi purunemine Oti poolt, nagu ta ise ka pressiteates, mis sa praegu lugesid, et oli suhteliselt selline ebaõnn, et seal tegelikult oli ka WRC live'ist, WRC plussist oli näha seda kohta, kus ta vajus kurvist välja, lihtsalt võttis sealt mõned postid kaasa ja halb juhus oli, et seal oli ka kivi, mis siis Refi ära lõhkus. Nii et ega see otseselt Refi purunemine esimesel ei tulnud pinge tõttu, lihtsalt väike apsakas, aga kindlasti seal oli ka Adamo poolt loomulikult võib-olla pinged, mida poleks pidanud peale panema eile õhtust. Kas me saame rääkida siin midagi uute rehvide kaela ajamisest või seal poleks vahet on Pirelli või Michelin? Tahaks öelda, et ei ole vahet, aga mul endal lihtsalt jube halbasi kogemusi Pirelliga Korsika rallit näiteks ja kus lihtsalt kõigil läks rehv, et mul endal isiklikult läks 4 rehvi kätki. Ma ei julge öelda, et Pirelli on veits nõrk rehv,
aga ma ei ole ka selles kindel, et ta ei ole, nii et ma jätan vastamata selle praegu. No enne kui see katkestamise teade tuli, siis Ott hoitis kokkuvõttes 15. kohta, kaotus oli 11 minutit. Vaatame, et Erik Kamilli kaotus, viimane punktikoha mees 7 minutit. Tegelikult ju kõik võimalik, et kas või sealt 1 või 2 punkti haarata R5-st viimase päevaga mööda tõusta. Aga langes siis sellise reegli ohvriks, et kui sul on 2 rehvi puru ja 1 rehv kaasas ja ülesõiduks rehvi tükki enam alles ei ole, siis nii on. Jah, nii juhtus, et tegelikult ma ei olegi sellest reeglist päris täpselt aru saanud. Et minu arusaam sellest reeglist oli see, et rehv võib katki olla, a la lihtsalt mingi kummijäänused peavad seal peal olema. Ei pea olema kogu tükis rehv seal peal. No täna tundub, et ikkagi vist peab olema rehv seal välja peal, et oli küll, üks äär oli seal kummi peal välja peal, aga sellest ei piisanud, nii et mina olen vist valesti aru saanud ja päris paljud teised on valesti aru saanud, sest Twitteris läks ka päris usinasti kommenteerimiseks, et mis toimub, et pildid on ju olemas, et on näha, kummiriba on peal tegelikult väljal, aga polnud järelikult piisav, nii et jah, tuleb reeglid paremini lugeda. Kui nüüd natukene urgitseda, et sama asi oleks Ožeega juhtunud, kas neid reeglid oleks väänama hakatud või mitte? Ma ausalt öeldes ma pole kunagi tegelikult selle teema usku ei olnud, et kuidagi prantslased Ožeed eelistavad ja on küll olnud paar sellist veidi imelikku otsust sealt. Aga ühesõnaga, ma väga sellesse ei usu, et seal midagi keegi sahkerdab ja teda eelistatakse. Nii et kui on selgelt, nagu me täna nägime, et põhimõtteliselt on velk tühi, väike riba on peal, järelikult see tähendab, et rehv ei ole peal ja võetakse maha. Et ju siis ma olen suht kindel, et see oleks ka Ožeega samamoodi juhtunud. Aga Hyundailt siis jah, huvitav otsus hommikul kõik mehed välja saata, seal polnud rehvi valikus jäänud küsimust, kõigil olid naelad all, aga välja saata siis 1 varu rehviga. Tundub, et see stsenaarium, et 2 kiiruskatse jooksul võiks 2 rehvi minna, ei käinud seal vist kellegi peast läbi. Ei, kindlasti ei käinud, aga tegelikult vist Jaan ka enne mainis, et mida ta küsida tahaks, et miks Hyundai kõik läksid 1 rehviga. Oli mis mina sellest aru sain, oli see, et tegelikult Hyundai balanss 2 rehviga sellel rallil oli niivõrd kehv, et sellega ei olnudki võimalik sõita tegelikult hästi. Ja et seda balanssi lihtsalt paremaks autos saada, tuli minna 1 rehviga. Mis on päris suur risk ikkagi. Ja kindlasti on suur risk. Teisalt ongi see, et kas sa arvad, et 2 katsega sul 2 rehvi läheb, tõenäoliselt ei lähe. Kui palju sa 2 katsega kaotad, kui sa lähed 2 rehviga või auto balanss paigast ära ja sul on ebamugav sõita sellega, kaotab päris palju tõenäoliselt. Et 2 asja lihtsalt 2 kehvast valikust pead ühe kehva tegema. Et tundub, et see oli see teema, sest muidu ei oleks läinud kõik Hyundai mehed 1-ga välja. No kui me vaatame näiteks 10. katset, mis oli siis päeva teine katse, seal võttis ju Hyundai kolmikvõidu katseaegades. Neville 1, Lube 2, Sordo 3. Seal jällegi võib öelda, et kui saab seal midagi rehvide arvele panna, siis võib öelda, et seal läks see täkkesse. Seal läks ka, rehvid kindlasti täkkesse, aga tegelikult selle katsega oli ka see lugu, et katseolud muutusid väga-väga palju. Et katse algus, tähendab, esimesed, kes startisid, katse oli jäine ja naeltega oli seal väga okei sõita. Jää peal on väga okei naelaga sõita, aga kui ta läheb selliseks slushiks ja see jää hakkab seal peal, on esimesed autod juba on ära lõhkud ja on selline pehme lumi sealt järgi jäänud, et siis see nael lihtsalt ei ulata enam kuhugile, et kus ta peaks haakuma. Nii et tulemustest on nagu selles mõttes, Neville pani väga kõva ja seal pole kahtustki, et ta ei startinud kõige eest, aga väga hea aeg on, aga Lube aeg kindlasti juba näitab seda, et eest oli väga startida. Nii et seal oli jälle teised kaks asja, mis Hyundai esikolmiku või top 3 seal katse peal tõid.
ja viimase katse siis võitis Elfyn Evans 1,3 sekundiga Ogier ees. No Evans ütles küll katse lõpus, et kui küsiti, et kas tahad veel Seebile survet avaldada, siis jah, loomulikult. Seal ei olnud küsimuski, et siin hakkame külmutama midagi. Ei, väga mõistlik, tulebki sõita ju, nagu me tegelikult siin kaks päeva rääkinud oleme, et ta kindlasti tahab tiitlit see aasta saada. Ja kui sa tahad tiitlit saada, sa pead lihtsalt rallis Ogier'st eespool olema. No loomulikult, et Evans ilmselgelt teab, et Ogier tahab oma karjääri lõpetada tiitliga ja Evans tahab oma esimest tiitlit kätte saada, nii et kaks venda Toyotas on kõige näljasemad selle tiitli järgi, ma arvan. Ja tegelikult kolmas vend on sama näljane veel Rovanpera, et seal on suht keeruline tiimi siseselt, ma arvan, et läheb suht keeruliseks. Kas seal võiks nagu nii-öelda kohad nüüd ära kinnitada Toyota poolt ja lasta Ogier ja Evans olla seal ees ja siis Rovanperal Neville'iga võidu sõita. Latvala poole pealt tõenäoliselt ma väga kaaluks seda otsust. Kuna 2 aastat on tiitel saamata ja midagi tuleks teistmoodi teha, siiamaani pole Toyota tiimi sisest taktikat kasutanud. Tõenäoliselt mina ütleks, et top 2 jääb nii nagu on ja Rovanpera ja Neville peavad võidu sõitma, sest seal ei ole midagi teha, seal on nii väike ajavahe. Paras Pähkel ikkagi Latvalale pureda kohe oma esimesel rallil tiimi pealikuna. Mõtled küll, et võib, elame siin sisse paar etappi, aga tegelikult tuleb kohe selliseid otsuseid langetada, et ma arvan, et kui ta selle otsuse peab tegema, siis Elfyn on väga rahulolematu. No kindlasti rahulolematu, aga samas, kui seda kuskil teha, siis Montes seda teha. Et kui nüüd lihtsalt ajalugu vaadata, siis Ogier on seal piisavalt palju võitnud ja ajalugu tahab korrata, nii et tõenäoliselt ka ilma tiimi taktikata ta võtaks selle võidu ka. Kas Evans püsiks ta tempos homme, püsiks teel, pigem on see küsimus, ma arvan. Nii et puhtalt ajalugu vaadates, kui täna nii-öelda tiimi siseselt need kohad niimoodi ära jagada, siis ma arvan, et ainus, mis sealt võimalik nagu päästa on, see ongi see, et 2 autot kindlasti lõpetaks. Aga oled sa tähele pannud, kui Latvala on sõna võtnud seal All Live otselöögandes, siis ta on rõhutanud, et nende sportlike poole eest vastutab siiski Kai Lindström, et tema vaatab, et meestel oleks kõik olemas, kõht oleks täis põhimõtteliselt, aga millised nõuandeid või milline taktikas, et seda otsustab Lindström, et natukene enda pealt võib-olla selle tuld ära võtta. Ma ei tea, kuidas seal võib-olla tegelikult asjad välja näevad. Võib-olla lihtsalt antakse meile märku, et selline pealespind on selline. Jah, seda ma ei oska kommenteerida, et kui nii on, siis ta on jah nagu selline viisakas president selles, kes midagi otsustada või teha nagu päevapoliitikasse sekkuda ei tohi. Mis oleks veidi naljakas muidugi, et siis nii-öelda Kai Lindströmist piisaksin, et poleks kedagi rohkem vaja. Ma arvan, et tal ikka kui ta seal on, mingi sõnaõigus võiks olla. Ja ta on kindlasti piisavalt kogenud sõita ja oskab hinnata seda olukorda ja kindlasti vaatab ka enne otsuse tegemist homse ilma ja teeolud üle, et kui need on sellised mõistlikud ja pole väga trikid, siis ta laseks sõita. Mina isiklikult arvan, et ta võiks sõita lasta, kui on olnud päris keerulised, siis võiks vestelda korra meestega ja öelda, et pange nii lõpuni. Kuigi ma räägin sportlikult, ma tahaks võidusõitu näha. Ma lihtsalt proovin arvata, mida nagu meeskonna peaalikuna teha, kui 2 viimast aastat pole meeskondlikku tiitlit võetud. No kui Mäkinen oli veel tiimi pealik, siis sellistes olukordades alati arvati, et Mäkinen on sõidumees, Mäkinen laseb sõita meestel, et nüüd saab huvitav olema näha, mida Latvala teeb, aga ärme siia rohkem kinni jää. Päris huvitav võitlus võib tulla Rovanpera ja Neville'i vahel, kus on hetkel, mis see viimane seis? 7 sekundit. 7 sekundit ikkagi. Nendel katsetel ei ole ju tegelikult mingi vahe. Ei ole kindlasti. Ja ma mäletan, kui eile me rääkisime, et tuli kuskilt teema mainiti, et Rovanpera ja Neville on mängust väljas poodiumi mängust, mille peale me vastu vaidlesin, siis nii on ka, et ütlesime, et lõpuks siis, et 6 meest on mängust sees, see Sordo oli 6 ja mille võtta nüüd kinni, kas Sordo on poodiumi mängust sees, aga väga kaugel sealt ka ei ole. Jep, et Rovanpera Neville ilmselgelt poodiumi mängus. Üks poodiumil, teine 7 sekundit poodiumilt.
kõike võib juhtuda, võib ka juhtuda, et nad mõlemad lõpetavad poodiumil. Sordo pigem tänaseks juba võiks ta sealt ära võtta. Lihtsalt lihtne põhjus, täna tempo oli mega halb ja eriti veel viimasel, kui ma ei eksi. 15. aeg ja kommentaarid ei olnud mitte, et midagi autole häda oleks, vaid lihtsalt ise ei saa hakkama ja tee on nii kruusane ja raske endal seal püsida, nii et Sordo lihtsalt tuleb tõenäoliselt 5. kohaga lõpuni ja võtab 5. koha punktid. No Rovanperele terendab siit, kui see seis jääb selline, nagu praegu on karjääri teine poodiumi koht. Eelmise aasta Rootsi rallil tuli 3. No, jätkuvalt peame rõhutama, et Rovanperelt väga kõva ralli siiamaani. Jaa, väga-väga kõva. Et kogemustel ju tegelikult on nagu Montest, siis ma mõtlen just, ei ole nagu liiga palju. Et küll ta asfaldi peal on erinevaid sarju sõitnud siin varasematel aastatel R5 autoga, aga... R5-ga on ta Montes sõitnud 2018, 2019 ja eelmine aasta siis esimest korda WRC-ga. Ja, et siis on 4. kord või? Siis on 4. kord. No siis juba on ka veits tegelikult, jah, et päris Logieriga võrrelda õnna, aga 4. kord Montes tegelikult juba on nagu võiks sõita küll. Et tema puhul ei ole mõtet vanust vaadata, tõenäoliselt kilomeetrid on tal sama palju kui neil teistel meestel seal, kes seal kõik koha peal on, aga hooaega selle tulemusega alustada ma arvan eriti kõva, sest hooaja peale tuleb nii palju selliseid rallisid, mis sobivad talle mega hästi. Ma kiirelt vaatan, kas Katsuta on praegu elu parimal kohal, 6. koht. Ta pole 6. kunagi veel lõpetanudki. Jah, ta ma arvan, et on see 6. koha peal olnud, aga ta väga tihti ei jõua finišisse, kui ta hea koha peal. Parim koht paistab olevat eelmise aasta Monte 7. No väga kõva tulemus ka siis jah, et tegelikult Takamoto tänane kiirus, tegelikult mida me eile rääkisime ka, et neljapäev oli suht kehv, mõlemal katsel ta spinnis, reede esimene pool oli võib-olla veits ka kehv, aga päeva nagu teisel poolel pani väga hästi, juba täna pani ka väga hästi. Et isegi lihtsalt puhast sõidustiili vaadates, et... No ta ütles, et ta naudib. Ja, no sõitu vaadates oli näha, et ta nagu sõidab nii, nagu peab sõitma. Et kui, ma ei tea, me võtame Greensmithi või tegelikult ka Lube, kes nagu hiilisid selle hullult, aga nagu oli näha, kus Takamoto julges auto nurga alla visata, otsida seda pidamist seal. Ta usaldab väga hästi seda autot, sellel autol on väga hea aerodünaamika kindlasti, mis seda teeb kergemaks ja seda pidamise leidmist teeb kergemaks veidi. Nii et ta kasutab küll seda auto potentsiaali praegu, ma arvan, ära ja tal on ju ka esimene täishooaeg tegelikult alles, nii et me saamegi võrrelda Takamotot, Greensmithi ja Lubeed, kellel kõigil on esimene täishooaeg. Aga me peame rääkima ka viimase katse 5. mehest. Oliver Solberg seal WRC autode vahel sõitis siis välja 5. aja, kaotas Evansile 15,8 sekundit ja edestas 1 sekundiga Katsutat. No kuidas see võimalik on? See katse ka vist läksid olud aina paremaks kogu aeg, sest kui ma seda laivis vaatasin, et Formeau tuli juba 6., 7. ajaga ja Nicolas Siamin ja Camilli ja top 10 on 4 R5. Et need olud pidid paremaks minema lihtsalt, aga ei saa midagi öelda. Oliveri 5. aeg on pigem ikka üllatav, et no see on see ralli, kus saab tegelikult ka katse võite võtta R5-ga või nagu me Monsas nägime, ühe katse võitis R5. Et noh, Monte puhul see ei ole midagi ulmelist, sest olud lihtsalt muutuvad nii tihti, aga kindlasti ta sõidab väga hästi. Vaatame WRC2 arvestuse ka üle. WRC2 arvestuses siis Mikkelsen juhtimas 2 minutiga Formeau ees. Seda vahet vist annab ära sõita? No, pigem on turvaline vahe, jah. Et Mikkelsen ise ka ütles juba peale viimast katset, et tema töö on nüüd nagu nautida ja kulgeda, et rohkem suruma väga ei pea. Kuigi Formeau kindlasti surub tagant kõvasti, aga see vahe on pigem turvaline. Et homme on ka vist 60 kiltsa minna sõita või midagi sellist. 54 või midagi sellist. Jah, et 2 minutit on piisavalt turvaline, ma arvan.
kui nüüd mingi päris rumalusi tegemisel ei lähe. WRC 3 klassis täielik prantslaste soolo, Johan Rosell esimene 2 minutiga kaotab talle Johan Bonato ja 3 minutiga Nicolas Siamin, kõik Citroen C3 Rally 2 autodega. Jah. No prantslased peavad Prantsusmaal kiiresti sõitma, midagi teha ei ole. Koduralli siis tuleb panna. Aga kui vaadata eraldi RC2 arvestust, siis Mikkelsen seal Formeau, Camilli ja Solbergi ees juhtimas. Solberg siis tõusis seal selles arvestuses 4. oma viimase show'ga. No. Ja enne seda vist isegi tegelikult oli Krjasin seal tal ees. Meile kõigile tuttav Eestis päris palju sõitnud ja Lätis palju sõitnud ja Läti meeskonnaga praegu siis sõitmas. Eelmine aasta Red Gray tiimis Hyundai'ga sõitis. Et ta läks ref katki viimasel katsel, aga minu meelest enne oli siis 4. äkki, võis olla. Räägime kiirelt kiivritest ka, sest paljud panid ju tähele, et Ogier kiivrihm oli seal lahti ja Neville'i uue kaardilugeja Martin Vidhage kiivrihm oli lahti ja nüüd siis on selgunud, et mõlemad mehed said ka 400 eurot trahvi. Aga ma küsin sinu käest, kas see on selline asi, mis võiks natukene ka ajakaristust tuua või trahv on piisav karistus? Kui ma ise seal olukorras oleks, siis kindlasti trahv on piisav karistus. Et ajakaristus oleks nagu veits karm selle asja puhul. See on nagu nii küsitav asi, et tegelikult on asi, mis võib su elu päästa avari korral. No jah, oleks siis nagu mingisuguse noore sõitja puhul juhtunud see, aga nagu... See on lihtsalt tähelepanematus, see ei ole, et ma ei tea, lahtise rihmaga mugavam või? Ei, kindlasti on tähelepanematus, et ju oli autoga juures midagi teha või refid ümber tõsta või midagi teha, kiiver läks kähku pähe ja lihtsalt ununes, et mul on ka endal seda juhtunud paar korda. Et kui katse läheb ära, siis tunned, et midagi hakkab siin all lehvima, mis sa arvad, et no... Kas sa oled pääsenud? Kurat, et ja no see meil ei ole kaameraid, meil keegi ei näe seal, et ei rahatrahv on, ma arvan, piisav ja kas 400 eurot on see, mis nüüd jätab meelde meestel, kes miljoneid teenivad, et võib-olla... Kas see ikkagi maksab sõitja või läheb tiimi taskust või läheb tasaarveldus pärast palgaga või kuidas? Ma arvan, et see on kuidagi tasaarveldus, sest palga ikka maksab meeskond ju, siis äkki sealt palganumbrist võetakse need trahvid maha. No seal, kui rääkida veel võimalikust ajakaristusest, vaevalt seal Hyundai hakkab protestima ja Ogier'le karistust nõudma, sest endal ju Neville'i kaardilugeja samuti sellega patustas, et... Seal jah, siis võtan vabatahtlikult mõlemad 10 sekundit. Ja, et siis nad mängiks natuke omale ka, aga ja pigem jääme selle juurde, et rahatrahv on selle puhul mõistlik lihtsalt selle jaoks, et äkki järgmine kord siis ei juhtu seda. Aga vaatame homsele päevale ka otsa. Me vist ei tea, mis profiiliga need katsed väga on ja kindlasti me ei tea, mis olud seal on, sest seda pole mõtet üldse spekuleerima hakata. Me näeme siin vahelduvaid olusid kilomeetri pealt kilomeetrile. Homme siis 9.30 Eesti aja järgi läheb siis 12,9 kilomeetrit on esimene katse pikk ja seda sõidetakse siis ka 14. katsel ehk siis eelviimasel ja Power Stage on meil 14,3 kilomeetrit pikk. Aga mis on huvitav, et hoolduspausi ei olnud täna õhtul ja ei ole ka hommikul, et nii nagu autod praegult on seadistatud ja kõik vead, mis siia juurde on tulnud, nendega pead siis homme hakkama saama. Jah, et midagi rohkem teha ei saa ja kõik, mis auto juures muuta tahad või näppida tahab, et seda peab siis sõita ja kardiga ise tegema. Aga ega tegelikult ka kilomeetrid ei ole paljud. Jah, need, kellel täna viimasel katsel midagi juhtus, nendel on nüüd keeruline. Peavad ise hakkama saama, kui on võimalik midagi seal teha. Aga tegelikult ju... Tegelikult vist ei juhtunud. Ei pannud tähele küll, et kellegi juhtunud. Silmnähtavalt vähemalt mitte. Et homme 54 kilomeetrit, täna see üks katse 20 kilomeetrit jämedalt, et ütleme 70 kilomeetrit kokku ilma serviseta. See ei ole midagi hullu, et võib ka 150 sõita vabalt. No täna oli 57 kilomeetrit, homme 3 kilomeetrit vähem. Ei saa öelda, et täna vähe asju juhtus. Vähemalt meie vaatevinklist. Nendes oludes juhtub iga kilomeetriga midagi. Igatahes julgeme ennustada ka, kes siis 1-3 on?
1-2 julgeks ära ennustada hetkel mina vähemalt, et on Ogier ja Evans ja kolmas kogemuse pealt võiks see olla Neville. Aga poodiumi kohti vähe rohkem võetud siin. Jah, just. Aga Romamperat selles mõttes alahinnata ei tasu. Et kolmas koht kolmanda koha peale saab kindlasti olema päris huvitav heitlus. Ma üldse ei kahte selles ja loodame, et mõlemad jäävad tee peale. Praegu panustaks, ma isegi ei tea, mille põhjal, aga panustaks ikkagi, et Neville suudab selle kolmanda koha võtta. Päris huvitav oleks panustada ka punktikatse tulemuste peale, sest kes seal võiks olla potentsiaalne kõige suurem suruja? Sordo? Katsuta? Kui olud sobiksid, siis Sordo küll, aga ma arvan, et tal pole see nädalahetus enesekindlust olnud kordagi vist, et või paar korda mõnel katse peal on sähvatanud, aga muidu tal nagu ei tule hästi. Tal on nagu kõige vähem kaotada nendest meestest. Jah, samas kui ta selle auto peaks ära pahmerdama seal kuskil, siis ta on esimene vend, kes saab seal kõige rohkem pikki pead, et Hyundai'l nagu on suht kehvasti nende punktidega praegu ei tule väga palju neid võrreldes Toyotaga siis. Ja uus reegel on ju see, et ka nüüd tootjate arvestusse lähevad punktikatse punktid. Jah, just. Et võtamegi selle top 5, kes siin on ja need kuidagi omavahel jagavad, aga kuidas, ma ei kujuta ette. Tuleb hoopis Solberg ja Mikkelson. Jah, ei tegelikult Rovampera Power Stage'i võit on isegi, ma arvan, võib-olla kõige tõenäolisem. Et kes peab võitlema ja tõenäoliselt tal on vabad käed võidelda. Ma ei näe üldse ühtegi põhjust, miks tal ei peaks olema. Nii et teised võib-olla mõtlevad tiitli peale rohkem, mõtlevad selle peale, ühesõnaga veits vanemad ka. Et üks noor uljast tuleb ja tundub, et on neid Power Stage'i tegelikult päris hästi pand siin eelmine aasta pani ka. Et poleks üldse üllatav, kui ta selle ära võidaks. Jah, kuigi siis meie jaoks on vähemalt eestlaste pilgu läbi on huvi maas. Ott Tänakut homme enam stardis ei näe, aga kindlasti tasub ralliblogi jälgida ja ralli ülekandeid ka WRC Plussist. Ma arvan, et tuleb päris põnev andmine lõpuni välja. Kindlasti tuleb. Et see, et Ott ei sõida, ei ole hullu. Ma arvan, et seal on nagu põnevust jagub veel rohkemgi või vähemalt sama palju, et ei ole see WRC ralli või WRC sari õnneks meil ainult Ott Tänaku ümber keerel, et meil on teisi sõiteid ka. Absoluutselt ja lõppkokkuvõttes ju mängib ka see rolli, et kes seal kõige kõrgemad punktid võtab, mängib ka Oti jaoks väga suurt rolli. Kindlasti mängib ja lahutuseks teistele Arctic Rally on tulemus, mis pinnas Otile väga hästi sobib ja Ott on Rootsi rallit võitnud, nii et ta on Arcticu rallit sõitnud varem. Küll tal seal hästi läheb. Aga selge, nende juttudega tänaseks lõpetame. Oleme homme 9.30 valmis jälgima 12. kiiruskatset. 4 katset meil homme ees ootamas ja siis homme õhtul võtame rallipäeva uuesti kokku ja Jaanile tõmbame traati samuti. Seniks kena laupäeva jätku. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.